kontserdi otseülekanne ei peaks reetma selle taga olevat vaeva. Meie aga uurime, millist ränka vaeva näevad need operaatorid, tänu kellele peab see üritus jõudma meile kodudesse ekraanidele lausa mängleva kergusega. See on niikuinii mul peale, ma võtan lihtsalt hakkan kaugemalt pihta. Lõppkontserdi võtavad ülesse 14 operaatorit, 8 rootslast ja 6 eestlast. Peamine nõue mõistagi professionaalsus. Ent vähem tähtis pole seekord ka keeleoskus, sest Eurovisiooni finaali ülekande režissöör on rootslane. Marius Protten oli ka möödunud aasta Stockholmi kontserdi režissöör. Täna testiti, kuidas toimub suhtlemine ja vastastikune mõistmine Eesti ja Rootsi meeskonna vahel. See on väga oluline, sest otseülekande ajal kuuletub operaator vastu vaidlematult igale režissööri korraldusele ja vähimgi arusaamatus on lubamatu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Operaatorid küll väidavad, et Eurovisiooni kontserdi ülekanne ei erine kuigivõrd mis tahes muust tööst, ent siiski iga töö tulemust ei jälgi korraga miljoneid silmapaare. Kuidas operaatorite töö kontserdi ajal täpselt välja näeb, sellest räägime tulevastes saadetes.